Tere pärastlõunast! Olen Harald Lepisk ja olen täna siin selleks, et ärgitada pisut mõtlemist sellel suunal, millist laadi võimalusi kasutada blogi või muu e-õppevahendite abil ära, et toetada noorte õppimist. Veel enne seda, kui me alustame ja toimetame, praegu meil oli lõuna, eks ole, tuli neile just äsja Katalooniast, Hispaania juurest ja seal on kombeks pärast lõunat mida teha? Siestat. Mis teie plaanis on pärast lõunat teha? Fiestat. Aga hea, see on väga hea vastus, nii et ma loodan, et meil järgmine 3 tundi saab olema fiesta, mitte siesta, sest teadupärast elu ei ole mitte selleks, et seda maha magada, vaid elu kõige ägedamad hetked toimuvad ärkveloleku ajal. Või on kellelgi teisiti? Uned on ka lahedad. Teadvustatud hetked, jah. Unes toimub midagi muud. Kui värskena te ennast praegu tunnete? Okei. Siis kui ma näen, et kellelgi hakkab nüüd pea nagu tukkuma või keegi tooli alla vajub, siis ma teen väikseid sirutusharjutusi nii. Seni, kuni silmad on veel lahti enamikul, seni me jätkame nõnda nagu on. Ma ei lase teil niisama asuda kuulama, mis ma kõike räägin, kuidas ma ise olen inspiratsiooniblogi üles ehitanud, mis ma seal teinud olen, vaid ma palun ka sul endal häälestuda sellele lainele, et millisel moel sa tahaksid veebi vahendusel toetada enda kas siis noorte või teiste, kes on sinuga seotud inimeste õppimist. Teadupärast on see minu meelest sarnane nagu püüda riputada jakki seinale, kus ei ole nagi. Sa võid panna, aga see kukub maha. Siis samamoodi on õppimisega ka see, et kui sa enda jaoks ei ole mõtestanud, mille jaoks sa tahad, siis on samamoodi. Sa paned selle jaki küll seinale, aga fopsti kukub maha. Ja seepärast ma palun sul mõelda välja, et mis võiks olla see teema ja kes on need sinu noored, kelle õppimist sa tahaksid toetada ja millisel teemal see eelkõige võiks olla. Ja pärast seda, kui sa oled selle välja nuputanud, aitama sul natuke seda veel lahti harutada ja seejärel ma näitan siis erinevaid vahendeid, mida ma ise olen kasutanud, kõike seda selleks, et sa saaksid küsida, kas need vahendid võiksid aidata minul, minu enda teema puhul ka mingil moel edasi liikuda. Mitu minutit sul selleks vaja oleks? Tead, mis teeme? Selleks, et asi parem oleks, ma palun, et sa teed seda paarilisega. Sa kirjeldad talle, mis teemal sa oled mõelnud, kellele sa seda sihid teha ja mida see õppimise toetamine võiks eelkõige sisaldada. Kas on mingi kindlad valdkonnad, noorte eneseteadlikkus või äkki mingite kindlate asjadega eluga toimetulek või äkki esmaabi õpetamine, mis see parasjagu on. Ja palun leia paariline või kui tahate, võite olla 3-4 pundis ja arutlege oma vahel, mis teemal ja millist sihtgruppi teie tahaksite veebi vahendusel õppimisel toetada. Mitu minutit? 1? Teeme 2 minutit. Okay. Kellel on valmis, võib käega märku anda. Kellel on esmane suunis olemas, siis palun vaata. Nüüd on need samad märkmete lehed. Siin, kus sa näed seda pintsakuga suhteliselt tõsise ilmega noormeest, siia kõrvale võid kasutada seda ruudukest selleks, et kes muidu mõttekaarte teeb, mindmap niimoodi või ämblik, mõni kirjandusõpetaja kutsub neid nii? Aha. Ikka, selge. Siis on selles stiilis nagu tuttav, et keskele kirjutada enda see teema, mis see valdkond on, milles sina tahad toetada inimesi õppimises
Ja siis ma pakun välja mõned sellised alamkategooriad, mille lõikes alguses korraks mõte tööle panna, enne kui ma asun rääkima seda, mis ma ise olen teinud, toimetanud. Ja nendes alamkategooriates näiteks tulem, mõned märksõnad, mis sa tahad, et selle tulemusel muutuks, juhtuks või paremaks läheks. Teine, mis võiks olla põhiteemad, et kui sa tahad sellisel teemal inimesi nende õppimist toetada, mida see toetamise vorm võiks eelkõige käsitleda, olgu see kursus või olgu see blogi või olgu see mingi muu asi. Mis teemad seal võiksid selle all olla? Sisendit, ehk siis kellelt sa saad ideid, millisel moel. Ja need ideed võivad olla näiteks, et üldse millest rääkida. Või need ideed võivad olla need samad õpetused, mis sa edasi tahad anda, mis need allikad võiksid olla, kust sa saad ideid. Stiil, millisel moel see võiks olla? Kas selline ametlikum, asjalikum või mingi väga selline vaba ja mõnus olemine. Stiili alla võib ka panna seda, et kas ta on hästi palju pildi või videomaterjali või millisel moel. Ja vahendid. Vahendite alla on hea panna need tööriistad, mida sa juba praegu tead, mis toetavad veebikeskkonnas õppimist ja mida sa ise kasutaksid. Ja palun sul teha enda jaoks see väike mõttekaardik ära. See paneb sul esmaselt mõtte tööle ja sa suudad selle jagu efektiivsemalt järgmise poole tunni jooksul noppida enda jaoks kasulikke ideid. Võta selleks 2-3 minutit, tee endale väikene kaardike, keskel siis teema, järgmine oli tulem, mis sa tahad saavutada, põhiteemad, mida võiks käsitleda, sisendit, kus sa saad ideid, stiil, millisel moel see on üles ehitatud ja vahendid, milliseid tööriistasid vahendeid kasutad. 2-3 minutit, ole hea, skitseeri endale selline väike mõttekaardike. Sisend võiks olla see, et kus sa saad ideid, kas siis osalejate vajaduste kohta või ideid selle kohta, mis sisu luua. Seal sisendiks võib olla mingid raamatud või muu info või intervjuud või küsitlused näiteks, et millisel moel see on. Sisend on see, mis aitab sul luua seda sisu. Kas on veel küsimusi tekkinud vahepeal? Palun julgelt. Ma paluksin tuua näidet üks 2-3 teemast, siis ma tean võib-olla siduda paremini ka, et mis kellelgi on, mis valdkonnas ta eelkõige tahaks seda luua. Koolileht ja eelkõige selleks, et siis noored oskaksid koolilehte luua, et mingi õpetus, mis juhendab neid selleks. Aitäh! Paluks veel 2 tükki. Juhtimine, koostööoskused, need, mis on seondub meeskonnaga. Et selliseid teadmisi ja selliseid hoiakuid kujundada võib-olla isegi sellega. Nii et meil on kooli ajaleht, meil on meeskonnade koolitus. Kas keegi toob veel mõne näite, palun? Jah, Aune. Põhimõtteliselt aktiivne kodanik olemine, et kui sul on idee, kus noorele idee, kuidas seda teostada, et kõige olulisem on kogu see, et kuidas neid kogu aeg niimoodi saabast kinni saada, et kuskil ära ei vaeveks, et see on väga hea e-vahendid kasutada, et aktiivne kodanik, siis kodanikualgatus ja nii-öelda noorte ettevõtlikkus vist läheb sinna samasse. Panen selle kirja. Ja kes teist on käinud inspiratsioon.ee blogis? Palun käega märku anda. Selge. Inspiratsioon.ee tekkis hinnanguliselt 3 aastat tagasi täiesti spontaanselt. Nimelt, ma võtan ette, see oli vist see hetk, kui ma enda lõputöö ja muude asjaga tegelesin. Ma alati teen mitmeid asju korraga, ehk siis praegu, kui ma koolitajana tegutsen, siis ma olen 2 MTÜ juhatuses, 2 äriettevõtte juhatuses ja siis enda magistritööd kaitsen nüüd kohe reedel ja siis pean blogi ja igasugu muid asju ja käin vahepeal välismaa koolitamas Eestis üle Eesti ka. Et muidu võib kiusatus olla öelda seda, et multitasking ehk siis mitmete asjade korraga tegemine on lihtsalt järjekordne moodus korraga mitmes asjas ebaõnnestuda, aga see ei ole nõnda, kui sa suudad leida ühisosa kõigi nende asjade vahel või panna need asjad niimoodi omavahel tööle, et nad toimiksid.
ja ma olen väga teadlikult ehitanud enda elu üles, et nad niimoodi toimiksid. 2008 aastal oli jällegi vaja laengut kuskilt juurde. Mõtlesin, et kuhu ma saan internetis minna selleks, et ma saaksin mingi hea positiivse impulsi, midagi, mis looks mulle mingi, paneks mõtte liikuma, mis annaks mulle energiat, mis mingil moel inspireeriks mind. Läin sisse, inspiratsioon, ei tulnud midagi tarka nagu. Mõtlesin, nagu olgu, et inspiratsioon.ee täiesti vaba, et võtame ära. Tegin see domeeni ära, panin sinna midagi vaikselt tiksuma nagu ja vaikselt hakkasin sinna sisu looma. Ja praeguseks on see paari aastaga kujunenud selliseks vahvaks paigaks, kus on väga paljudel inimestel kombeks käia, et ennast mingil moel laadida. Ja seda kasutatakse erinevatel moodustel. Mõni räägib, kuidas ta käib seal, vaatab mõnda videot ja ütleb, et pärast seda 5-minutist videot on tal jälle peale hakkamist piisavalt palju, et enda igapäevaste asjadega edasi toimetada. Mõni otsib sealt meetodeid, ideid, võtteid, mida kasutada kas siis koolitustel või enda meeskonnas või enda tiimiga koos. Ja mõni on lihtsalt surfab seda läbi ja tegeleb väga süvitsi iseendaga. Inspiratsiooniblogi ei ole kõigile. Ta on pigem nendele hakkajatele, noortele, kes tunnevad, et nad on valmis minema ekstra miili ise õppijana selleks, et paremaks versiooniks endast saada. Ma tunnen, et e-õpe praeguses seisus ei ole kõigile. On inimesi, kellele see ei sobi, aga on inimesi, kellele see sobib ja võib-olla nad isegi eelistavad seda rohkem. Ja seda on meeletult lahe saada mingi moel, kas siis näost näkku neid kohates tagasisidet või muul moel. Kõige vahvam on kohata neid inimesi, kes sind teavad, on sinu blogis käinud ja siis sa kohtad neid kuskil Tallinn-Tartu bussis ja siis nad räägivad, kuidas nad on sellel kursuse abil mingeid asju enda elus teinud ja nii. Ja see on nagu, wow, lahe. It really works. Sest e-keskkonnas sa ju vahetult tagasi ei saa. Sul ei ole aimugi, kes on teisel pool ekraani. Sul ei ole aimugi, kui sa teed videokursuse, kas ta praegu naerab sinu üle või ta vaatab, et puhas kuld. Eks ole? Et sellist tagasidet ei ole. Et seepärast on see puhas kuld, kui sa tõesti kohtad reaalmaailmas neid inimesi, kes on seal osalenud ja kuulad siis, mis nende jaoks naljakas tundus ja nii. Ja ei tule muidugi mitte ainult positiivset tagasidet, tuleb igasugu muud ka ja need kõik on olulised, kui sealt filtreerida välja, mis on sellest määrav. Lõin sellise keskkonna, praeguseks on hästi toimima läinud, seal käib hinnanguliselt, seal on Google Analyticsi järgi 3000 kuni 4000 külastust kuus, millest see sõltub postitamise sagedusest. Ehk siis, kui ma vahepeal olen igasugu muude asjadega hõivatud või näiteks kui nüüd nädal aega olin Eestist ära, siis ma sinna väga ei postitanud, panin enda ingliskeelsesse blogisse võib-olla asju ja siis kohe statistika langeb. Aga spontaanselt ikkagi nad leiavad selle Google'i kaudu üles, paljudel on see lemmikutes ja muud sellised tugisüsteemid veel. Aga vaatame natukene lähemalt, kuidas see käib, kuidas see toimib. Mida ma teeksin on see, et ma esmalt annan ülevaate, mis see inspiratsiooniblogi on ja milliseid põhimõtteid mina seal rakendan, mida ma aastate jooksul olen enda jaoks mõtestanud, et nii on hea teha või nii on kasulik teha või nii on õppija seisukohast väärtuslik. Ja seejärel ma näitan, millisel moel ma ühte e-kursust lõin, mis minu meelest oli üks lahedamaid asju, mis ma möödunud aastate jooksul olen teinud. On siis loova inspiratsiooni e-kursus, mis on nii eesti keeles kui inglise keeles. Kokku on seal umbes üle 1000 osaleja olnud, kes on see tsükli läbinud 5-nädalase tsükli. Ja vaatame lähemalt. See on siis inspiratsioon.ee. Ma kutsun seda positiivse enesearengu ajaveebiks, mis on suunatud ettevõtlikule ja loovale noorele. Keeruline, aga vahva. Ehk siis just need inimesed, kes tahavad minna ekstra miili. Ja mis siin blogis ma ise tavaliselt kajastan, on näiteks raamatu kokkuvõtted. Loen mingi vahva raamatu läbi, teen sellest mingisuguse mudeli või visuaali, võtan põhinopped, põhiideed välja, rõhutan need. Ma tavaliselt ei tee kokkuvõtet mitte sellisel moel, nagu see raamat on, isegi mitte sama struktuuris, vaid oma tõlgendusena. Siis on see huvitavam neile, kes seda raamatut on lugenud ja siis nad saavad siin pärast kommentaariumis rääkida, et kuule, et see oli vahva ja see oli huvitav, kas sa seda ka märkasid ja nii edasi. Raamatu kokkuvõtted, siis mul on kaasautoreid on ka. Kaasautoreid mul praegu on, palju meid on siin praegu, 5 vist oleme. Mina olen see kõige aktiivsem postitaja, siis mul on veel kommunikatsiooni ja Ländi, siis on Siim veel sellise nii-öelda edualal, Airi suhtlemise alal ja nüüd Jane on näiteks üks hästi vahva variant. Jane on minu loova inspiratsiooni e-kursusel osaleja, tema selle kursuse käigus avastas, et
tema selliseks tõeliseks kireks oleks just inimestele impulsi edasiandmine, sellise positiivse impulsi edasiandmine. Ja ütles, et ta tahaks ise samamoodi artikleid kirjutada ja nii edasi ja praeguseks on ta siis toimetab ja kirjutab inspiratsiooniblogisse ka. Ja mis mulle meeldib Jane juures on see, et tema tasakaalustab minu sellist otsekohe stiili nagu, et tee seda ja tee toda ja siis saad sellise tulemuse. Siis Jane on selline, kes räägib sellisest emotsionaalsest poolest, elu armastamisest ja nii edasi. Ja kui ma vaatan seda Facebooki vidinat, siin all näiteks 60 inimest on seda like'inud, siis ilmselgelt see annab vahvat väärtust juurde. Facebooki vidin on väga lahe moodus tagasiside saamiseks, kuidas asi inimestele peale läheb. See on vahetu tagasiside. Et kui kommentaariumisse nad ei pane, siis selle like'imise nupuga on hea näha, mis toimub. Näiteks kirjutasin enda magistritööd, panin siia kokku igasugu praktilised nipid. Kuidas on mõistlik hoida töö hindamise kriteeriume silme ees, kuidas selline ideetahvel teha, mindmapiga struktuuri luua ja visuaalselt mõelda. Ja näiteks üks hästi populaarne blogi artikkel oli, mis oli mõni aeg teha, et kuidas leida motivatsiooni lõputöö kirjutamiseks. Seda on praegu vahetu tagasiside näitab, et kuskil 107 inimest on leidnud, et see on väga vahva ja kasulik artikkel. Siin on siis igasugu tsitaadid, mis sa saad seina peale panna, et ennast nagu käimas hoida ja nii edasi ja nii edasi. Et need on kõik, kirjutamine käib niimoodi, kui mul tuleb tuhin peale. Ma tunnen, et mul on nüüd kogunenud mingi väga vahva asi ja ma tahan seda mingi moel edasi anda, siis ma lihtsalt hakkan nokitsema ja timmin seda. Ühe artikli kirjutamine võtab üsna mitu tundi aega ja see on kõik selleks, et ta oleks kontsentreeritud, et ta oleks sisukas, et ta oleks liigendatud. Kui sa vaatad, siis blogis ei tohiks olla eriti pikkasid selliseid peatükke, sest inimene on hästi valiv netis, kui ta tuleb. Küsitakse, et kuidas inimesed internetis loevad? Nad ei loegi, nad lihtsalt niimoodi surfavad silmaga ja vaatavad, mis neile haakub. Nii et üks oluline asi blogi puhul on liigendamine, peatükid, alapeatükid, et iga väike tükk, mis on, sa tunned, et ma loen selle veel läbi. Päris hea oli. Järgmine tükk, ma võtan selle veel. Kui see oleks pikk tekst seal, ma ei tea, olete näinud mõnda blogi, kus on see terve artikkel, üks pikk paragrahv selline. Kes on viitsinud neid lugeda? Mina neid ei viitsi lugeda, aga ma arvan, et noortel on see eriti julm veel. Noortel on see veel eriti julm, sest nemad eriti valivad. Täiskasvanud inimene vaatab, see teema on minu jaoks nii oluline, ma pean sellesse pühenduma. Loeb kas või teaduslikke artikleid läbi. Ma ei tea, kas need üldse on inimestele kirjutatud teadusartiklid, nagu ingliskeelsed näiteks. Ma olen üht-teist ise ka kirjutanud ja väga keeruline oli. 6 aega hiljem, kui lugesin, mõtlesin, kas ma kirjutasin ise seda või. Inspiratsiooniblogis püüan teha võimalikult lihtsaks selle asja. Lihtsus on see, mis on atraktiivne, lihtsus on see, mis loob selgust. Ja erinevad e-kursused on siin. Kõrval väikene Facebooki selline kohake, mille kaudu on inimestel võimalik hoida silma peal. Siin on siis mingi 693 inimest praegu, kellele meeldib. Ja erinevad praktilised artiklid, näiteks kuidas tagasisidet anda ja mis kõik aja jooksul on tulnud. Enese motiveerimine, eesmärkide seadmine, iseenda mentor olemine. Näiteks iga aasta alguses on selline artikkel, mis on elaasta, mis on meenutamist väärt, kus on detailne juhend, kuidas aasta eesmärke endale seada. Mida teha, mida järgmisena teha, mida siis läbi mõelda, analüüsi neid valdkondasid endal, tee nii, lae sealt, pärast on veel tööleht on ka all, et sa saad töölehe alla laadida, printida välja ja seda täita. Et on täiesti selline keskkond, kus iseõppija, ma kutsun neid iseõppijaid, innukateks iseõppijateks, kes seda teevad, saavad tegelikult väga head tööriistad kätte. Ja need kõik asjad on mingid asjad, mis ma ise olen elu jooksul kuskil kokku ahminud. Ja need enamasti on olnud kuskil tegelikult täiesti tasuta kättesaadavad. Veebis on fantastiliselt materjali tasuta kättesaadavad. Aga seal on ka ropult igasugu jura. Küsimus on selles, kuidas sa suudad filtreerida, andmekaevet teha, eristada olulist. Ja ma leian, et inspiratsiooniblogi üheks funktsiooniks ongi see, et kas siis läbi minu spektri vähemalt seda filtreerida. Tuua siia kokku kõike seda, mis on need kõige paremad palad. Et hoida kokku lugeja aega, võimaldada üles leida asju, mille peale ta ise ei satuks ja lisada sinna asju juurde, mida kuskil veebis ei ole, aga mis ma ise olen välja mõelnud. Nii et näiteks inspiratsioonitahvel. Siin on selline soovitus, kuidas seina peale teed endale tahvli ja igasugu sellised innustavad mõtted, mis sa sinna saab panna.
siin on need välja toodud ja näidatud, kuidas need toimivad, siis kommentaariumisse alla inimesed lisavad enda igasugu lahedaid mõtteid, mis on väga vahvad nagu, mis nendel on seinte peal olnud ja mis nad on kirjutanud. Tavaliselt, kui keegi midagi ütleb, siis ma alati tunnustan ja lisan sinna midagi veel juurde, sest see kommentaarium on üks tagasiside saamise vorm, aga blogides tagasisidet sealt kommentaaridena on suhteliselt raske saada. Facebookis on lihtsam saada. Sa ei pea midagi andmeid kuskile panema, sa lihtsalt ütled wow, et like või unlike ja mis sulle meeldib ja mis mitte. Aga blogi puhul kommentaari saamine on suhteliselt suur väljakutse ja see on väga tänuväärne, kui inimesed seda tagasisidet annavad. Ja sellised vahvad praktilised asjad. 2009 aastal sügisel tegin ühe siukse, mul on see siuke on sees. Kellel veel on siuke sees? Siuke. Kes veel ütleb siuke? Tegin sellise lubaduse, et mõtlesin, et teeks midagi pöörast, kuulutasin välja blogis, et 2009 aasta septembri lõpuks on Inspiratsiooniblogis tasuta e-kursus ja see on laivis, eetris. Live on siis see sõna, kui kasutatakse tarkvara arendamise. Live on siis, kui programm läheb käiku, kutsutakse laivi saatmist. Ma ei tea, Eestis vist eesti keeles ei ole nii head sõna sellele. Eeter on natuke rohkem televisiooni moodi, või raadio moodi. Ja andsin lubaduse välja. Nii. Tuli igasugu muid asju vahele sügisel, kooli asjad ja igasugu koolituskava oli ka päris mingi 10 koolitust oli vaja kuu jooksul ära teha ja firmadega, mis parasjagu toimimas olid, et väga ei kippunud seda tegema. Aga vahepeal tulid mõned inimesed, küsisid, kuule, et sa lubasid teha, et on siis tulemas või kuidas läheb ja kui küsitakse, kui lubatud on, paneme täiega. Andsin välja videolubadus, ütlesin nii, mina, Harald Lepisk, siin blogis, septembri lõpuks e-kursus kõigile tasuta kättesaadav sellised praktilised teemad. Kui video oli eetris, siis vaatasin, okei, nüüd tuleb siis tegema hakata. Siis ma mõtlesin sellise märkmiku kaasa, idee-märkmiku, käisin circa 20 inimese juures ja küsisin, mis on number 1 takistus, mis takistab sul olemast inspireeritud. Inspireeritud selles mõttes, et sul silmad särataks, et sa tegutseks. Mulle meenub ühe Läti Stephen R. Covey valdkonna koolitaja selline näide Riiast, et ütles, et Riias on niimoodi, et hommikul tööle lähed, siis vaatad ringi ja inimesed kõik lähevad. Väga harva sa näed mõnda inimest, kellel on nägu naeratab. Aga legendid räägivad, et need ei ole mitte need inimesed, kes tööle lähevad, vaid need on need inimesed, kes öisest vahetusest tulevad. Ja kogu selle loova inspiratsiooni e-kursuse mõte oligi, kuidas nendele inimestele, kes on ise õppijad, kes on valmis ise seda läbima ja tahaksid panna nägu rohkem naerule, anda see võimalus, et neil on see võimalus. Käisin ringi, kuulasin, mis takistab inimestel olemas siis üdini õnnelik või laetud või inspireeritud. Siis rääkisid igasugu teemasid. Aja planeerimisega, suhtlemisega, kõigega semmoodi seotult. Ja veel enne, kui ma näitan, kuidas ma need teemad kokku võtsin, mis te arvate, millal see kursus muidu laivi või eetrisse läks? Septembri kuupäeva viimasel päeval 5 minutit või niimoodi enne keskööd, 3 või 5 minutit, olid kõik registreerimise asjad ja värgid üleval ja ma polnud neid asju varem teinud, et seal läks natuke programmeerimise asjaga rohkem aega, aga olid eetris ja kohe pautlid esimesed osalejad sisse ja läks nagu käima. Selline mõnus tudengisündroomi värk, et aega ja ja siis läheb andmiseks, aga eetris, et tähtajad panevad meid käima. Ma julgustan sind samamoodi, et kui sa tahad enda sellist kursust teha, siis pane endale kindlasti tähtaeg ja luba enda noortele välja, et selleks ajaks meil ilmub midagi sellist. Sest muidu on nii lihtne seda edasi lükata, igasugu, ma veel nokitsen natuke selle tehnilise asja kallal ja ma teen seda disaini paremaks ja nii ja lõpuks on järgmisel aastal väljas kõik info ammu aegund. Et esimesel võimalusel, mida varem, seda parem. Kogusin ideed kokku ja tegin sellise mindmapi, kus mindmapil on selline vahva funktsioon sellel Mindchat Mind Manageril, et ma saan kasutada ajurünnakut ehk siis igasugu ideed kirja panna ja pärast neid siis kategoriseerida oma vahel, et tekiksid üldteemad. Kujunesid 5 teemat. Esimene neist on eneseusk. Teine on ajasurvest vabanemine ehk siis ajast toimetulek. 3. on enese käivitamine, just et peale hakata midagi reaalselt teha.
4. on märkamine, et sa märkaksid juba praeguses hetkes seda, mis su ümber hästi läheb. Ja 5. suhtlemine, kuidas läbi vestluste ennast rohkem laadida. Ja iga selle küsimuse või teema all on siis väiksed märksõnad, mis siin on, et mingid sellised võtmeküsimused, millele see kursus peaks vastama. See kursus on tehnilise poole pealt ehitatud üles suhteliselt lihtsal moel. Põhimõtteliselt on tegu blogipostituste lehtedega, mis on peidetud niimoodi, et otsingumootori on need leitavad, aga kui sa siia lehele lähed, siis sa neid üles ei leia. Aga isegi kui sa nad otsid üles, siis pole probleemi, sest see kursus on tasuta. Aga mul on üks leht, mis osaleja pärast lõpus saab, kui ta kursus on läbinud, kus on need viited kõikidele õppetundidele uuesti. Ja ma näitan natukene, milline siis üks õppetund on. Võtame siit näiteks enesekäivitamise õppetunni. Natukene kaua laeb. Põhimõtteliselt on sellest samast blogikeskkonnas, ta on üks peidetud leht lihtsalt ja siin on siis videod. Siin ma siis annan sissejuhatuse, räägin natukene ja tekstina on sisuliselt see sama asi, mis on videos jutuna ainult natuke teise nurga all. Ehk sul on võimalik panna video käima ja kuulata seda. No, kellele meeldib selline žestikuleerivam esinemistiil, see saab siis seda vaadata, kellele ei meeldi, see saab lihtsalt kuulata. Ja siin tekstis on siis erinevad harjutused, mida konkreetselt teha. Mõned sellised nõuanded ja põhimõtted ja mõned videod on siis näiteks, kuidas enda seda vision boardi, unistuste sellist kollaaži teha. Et siin ma näitan siis ühte vana sellist enda tehtud varianti. Ja nõnda ta saab seda samm-sammu haaval läbida, ise neid harjutusi teha ja toimetada. Ja iga õppetunni lõpus on üks nädala harjutus, mingi asi, mida nädala jooksul teha, mis on seotud selle teemaga. Mingi pisike harjumus, mingi selline asi, mida integreerida enda käitumisse. Raamatu soovitus ja iga õppetunni järel ka ühe filmi soovitus, mis haakub selle pealkirjaga. Et väga lahe näiteks on saada tagasi, et inimeste filmid väga meeldisid, mis olid raamatud ka. Et ma annan talle võimaluse minna asjaga täpselt endale sobival moel edasi rohkem süvitsi. Nii et sellised on need õppetunnid. Kogu süsteem, millel see asi toimib, on tegelikult GetResponse, selline e-maili haldusprogramm. Ta on suhteliselt kallis minu meelest. Ma maksan selle eest mingi 4,000–5 000 krooni aastas. Lihtsalt, et mul see toimiks. Ma kasutan seda lihtsalt seepärast, et ma ei leidnud ühtegi teist teenusepakkujat, kellel oleks automatiseeritud autoresponderiks kutsutakse seda. Ehk siis, sa paned enda nime sinna blogisse sisse, paned registreeri ja mõne hetke pärast tuleb sinu postkasti kiri, mis tundub nagu oleks minult personaalselt tulnud, kus ma ütlen, et näiteks kui Aune registreerub siin ära, siis läheb kohe kiri, et tere Aune, et mul on hea meel, et sa siia registreerisid, see on selline kursus. Vaata, mis see esimene kiri tuleb, et sinu esimene õpetus on kohal ja sinna kirja alla tuleb siis link esimese õppetunni peale, mis suunab blogisse. Ja siin ma saan ise panna, et teksti sisse võib ka näiteks panna uuesti, et selle inimese nime, et kui tead, Aune, vaata nüüd seda asja. Nii. Et ta jätab esmapilgul sellise mulje, nagu ma tõesti oleksin oodanud tema kirja ja nüüd talle saatnud selle. Aga paraku tänapäeval seda kasutatakse nii palju, et inimesed juba teavad, et kui all on see, et unsubscribe link on olemas, siis ei toimi. Aga minu jaoks on nii vahva näiteks, kui ma olen praegu siin teie ees, siis praegusel hetkel võib juhtuda nii, et minu kiri läheb kuskile välja ja keegi vaatab personaalselt mind videost, ilma et ma ise midagi peaks toimetama tegema. Ja seepärast ma olen hästi tänulik, et mul on olnud see võimalus see kursus luua, sest väga palju on neid kohti, kuhu lihtsalt geograafiliselt või füüsiliselt, ka siinsamas Eesti pinnal, on väga keeruline jõuda. Aga inimese, kes on huvitatud, ta saab mu ükstapuha, mis kell tahab tellimuse peale video näol, ja ta võib isegi mind pausi panna, kui ma talle enam ei meeldi. Ta võib mu kinni panna, kui ma talle enam ei meeldi. Nii et see on veel vahvam võib-olla kui päris mina. Aga oleneb kellele. Et päris inimene on natuke interaktiivsem, aga ta on selline väga vahva moodus. Ja sellega see programm läheb automaatselt toimima ja ta saadab iga nädala tagant 5 nädala jooksul uue õppetunni sellele inimesele. 2 päeva enne uue õppetunni saatmist saadab ka ühe sellise kokkuvõtva kirja, et mäletad, et eelmises õppetunnis me rääkisime seda, et kuidas sul on läinud selle tegemisega, et oled sa jõudnud toda teha.
et häälestab natuke lainele, et kui sul uus õppetund tuleb, et sa oled vähemalt korraks mõelnud sellele vanale, et ei ole päris nii, et lugesid lihtsalt läbi ja kogu lugu. Et see on siis loova inspiratsiooni e-kursus, mis on saanud circa 1000 kasutajat üle selle. Eestist umbes 800, välismaalt umbes 200. Välismaa blogi ei ole mul nii levinud, sest see asub Eesti aadressil, seega seda on raskem leida üles. Ta on praegu pandud sama disaini peale nagu mul eestikeelne blogi ja siin on samamoodi see kursusele regamine. Ja välismaa blogisse ma panen mõned vahvamad artiklid, tihti isegi samad, mis on mul Eesti blogis, sest mis on popimad ja paremad. Ja siin samamoodi videotena ja juhistena ja niimoodi ta toimib. Ma tegin ingliskeelse ja eestikeelse kursuse paralleelselt. See tähendab seda, et ma tegin eestikeelse õppetunni ära ja võtsin kohe sama asja ingliskeelsena videosse ja kirjutasin sama asja ingliskeelsena ümber. Et see võimaldas mul hoida ennast niimoodi lainel. Ja see kursus tekkis jooksvalt, ehk siis esimesed inimesed juba esimeste õppetundi läbisid ja selle sama ajal ma hakkasin alles järgmist õppetundi valmistama. Ma teadsin, et mul on see intervall aega ja loomulikult, mis te arvate koolipoisi stiilil jälle, millal järgmine õppetund valmis sai? Vahetult enne seda, kui see jõudis e-kirja peale. Et niimoodi see arendus käis. Aja jooksul on tulnud veel, näiteks hiljuti sai tehtud Tartu Ülikooli tellimusel veel üks selline vahva e-kursus, mis on natuke teise nurga all. Enese motiveerimise kursus. Selle lingi leiab inspiratsiooni blogist. Ja siin on samamoodi siis video, kus ma teen sellise sissejuhatuse ja räägin mingit vahvat tsitaati või mingit ägedat lugu, mis häälestab lainele. Ja siis on võimalik, kui ennem oli juttu sellest next nupust, siis siin on see next nupp ilusti olemas, et saad kogu aeg liikuda niimoodi. Ja mis mulle meeldib selle konkreetse formaadi juures on see, kuidas on siin eraldatud vormindusega selged need tsitaadid niimoodi, lühikesed tekstid, sellised mõtisklemise osad, millest saab siis vaadata lisa ja ülesanded, mis on tegutsemise all, mida siis konkreetselt teha. Mõtle läbi see, kirjuta üles need asjad ja iga õppetunni lõpus positiivsed kinnitused, et need positiivsed kinnitused on natuke nagu kordamine, et näiteks, et märkan üha enam võimalusi, kuidas igapäevases elus teha seda, mida armastan, milles olen hea ja mis on minu jaoks oluline. Sellised asjad. Ja veel lisalugemise viited iga õppetunni lõpus. Nii et selle kohta mul statistikat praegu ei ole, kui palju see külastaja käib, sest seda lehte mina ise ei kontrolli, see oli Tartu Ülikooli tellimusel. Aga neil on selline lahe asi, mida mina ise ei kasutanud, neil on test lõpus, kus inimene saab täita testi ära ja kui ta paneb umbes 70% vastuseid õigesti, siis ta saab endale diplomi. On läbinud enese motiveerimise kursuse ja selline väga vahva moodus saab selle välja printida. Ja need testi küsimused on selline vahva moodus kordamiseks, et 4 valikvastust on ja sa proovid sealt sobivama leida. Et see oli selline vahva funktsioon. Hea video e-kursustel oleks muidugi see, kus ma mitte lihtsalt ei ole seal ees ja ei räägi sulle, vahva lugu, vaata selline mõte ja selline idee, vaid kus see oleks rohkem animeeritud erinevate visuaalsete selliste abivahenditega, mudelite näitamisega ja niimoodi. Ent selle töötamine on väga ajakulukas ja e-kursuste loomisel ma lähtun põhimõttesse 20-80 põhimõtte, Pareto printsiip. Olete kuulnud sellest Pareto printsiibist, on aga märku? Et Itaalia majandusteadlane Vilfredo Pareto avastas huvitava seaduspärasse juba aastaid tagasi. Ta avastas, et näiteks 20% inimestest, kes on su meeskonnas, teevad ära 80% tööst. Või siis, et sellel ajal oli vist isegi niimoodi, et 80% maailma rikkusest on 20% inimeste käes. Tänapäeval see on ilmselt juba 95% rikkusest 5% käes. Ja see seaduspära kehtis hästi paljudes kohtades. Aga mis see kursusel aitab teha, on eelkõige see, et mõelda läbi, mis on need kõige kriitilisemad elemendid, mille loomisel sa saad vähemalt 80% tulemust. Sa ütled, et ta on hea kursus. Ja see aitab ka sisu loomisel. Sa ei suuda panna sinna kõike seda sisu, kõike sa tahaks hingest öelda, mida kõike sa tahaks rääkida. Aga kui sa suudad selle tuumiku ära tajuda, mis on see näiteks 20% kogu materjalist, mida sa tead, mis võiks anda edasi 80% kogu infost, mis võiks vajalik olla, siis see võimaldab sulle efektiivselt neid kursuseid teha. Kui sa püüad 100% teha, mis võib juhtuda? Ei jõua valmis kunagi, ei lähe eetrisse kunagi.
selle peale on juba asjad aegunud, nii et kas või lasta mingi esmane käkk eetrisse ja seda korrigeerida, kui vaja. Videoga on natuke raskem, videot on raske muuta, aga teksti on jumala lihtne muuta. Ja nõnda toimetada, et vähemalt ta oleks olemas, et ta läheks toimima. See annab sulle endale selle impulsi ja energia, selle jõu, et asi toimib. Et ei pea püüdma seda ideaalseks luua. Ja minu kursused ei ole ideaalsed. Aga ma näitan, kes on käinud muidu neid õpimeetodeid vaatamas, kus on need videod. Käega märku palun, mitteformaalne.ee lehel. Vaat see me tegime ühte lahedat asja, kus me mängisime natuke rohkem. Me võtsime siis spets nagu nii-öelda taustamängijad, näitlejad ja meeskonna ja panime siia erinevaid selliseid visuaale ja abivahendeid juurde. Ja siia siis ta näitab siis pilte, mis illustreerivad seda juttu, et see aitab visuaalselt kogu seda asja sõnumit edasi anda. Ja natukene erinevaid nurkasid, interaktiivsem, huvitavam, kontsentreeritum. Selle jaoks oli tehtud nüüd lausa isegi kirjalik stsenaarium, kes mida teeb, kus ja nii. See kõik võtab rohkem aega, aga vaatajale on see nagu kvaliteetsem ja sisukam ja elamuslikum natukene. Ja siin samamoodi tekstina on need põhipointid on ilusti välja toodud, et kellel auditiivne mälu ei ole niivõrd hea, saab seda visuaalse mäluga toetada. Ja mõndadest tööriistadest, mis ma ise olen selle juures kasutanud, mõned sellised vahvamad asjad. Nii. YouTube'i me kasutame kõik, suures laastus, kas või kasutajana, mõne ka sisuloojana. Kui sa e-kursuseid lood, siis üks oluline funktsioon, mida YouTube'is kasutada, on see, et sa saad muuta lingi privaatseks niimoodi, et otsingumootorid seda ei leia, aga sa saad selle kuskile panna ja see on olemas. Nii et minu e-kursuse videod on kõik nagu privaatsed, need näevad ainult need e-kursusel osalejad. Ma ei pea neid maailma eest varjama täiesti, aga ma lihtsalt tean, et keegi ei satu juhtumisi mingisuguse väga pooliku asja peale, kus on keset kursus tegelikult üks 2-mindine video, kus ma räägin, ja nüüd, kui sa tegid selle harjutuse ära, et siis mine sinna ja toda. Mis toimub? On olemas ka Vimeo. Vimeo on natukene keerulisem või kallim lahendus, aga Vimeo näeb ilusam välja, seal on mõned professionaalsemad funktsioonid ka. Mina Vimeo rahalist versiooni ei kasuta, aga mõned videod saab sinna laadida ka tasuta. Ta on suhteliselt magusa hinnaga, aga samas ta on siis, kui sa tahad tõeliselt professionaalset asja teha, siis Vimeo on see teine korralik asi. Aga YouTube minu meelest ajab suurepäraselt asja ära ja sul on väga paindlikud võimalused. Kui ma nüüd YouTube'ist räägin, ma näitaks ära ühe laheda asja, kuidas näiteks rsa.org, selline organisatsioon on, kes teeb animeeritud loenguid. Ehk siis ta võtab näiteks mingi Sir Ken Robinsoni kõne ja siis mingi vend kiiresti markeriga joonistab visuaale juurde, et siit saab vaadata, kuidas on mingi teema siis siin niimoodi käsitletud. Kus ta jooksvalt niimoodi joonistab, käsi käib, marker käib. Ja mulle tundub, et kui Eestis keegi sellist pulli teeks, siis sellega saaks väga ägedaid asju luua, sest visuaalne mälu on meil niivõrd tugev. Ja me võiksime näiteks võtta kokku inimesed, kellel on suurepärane hääl, väljendusoskus, inimesed, kellel on väga hea joonistamisoskus, ja võib-olla näiteks tiimi, kes aitab seda sisu väga hästi läbi mõelda. Ja me võiksime luua senisest oluliselt vägevamaid õppelahendusi, mis jäävad paremini meelde, mis on köitvamad ja mis on atraktiivsemad noortele inimestele. Näiteks kui panna sinna mingid huumorid sisse põimida sümbolitega ja nii edasi. Et ma kujutaks ette, et see on üks selline asi, kus Eesti kontekstis annaks veel oluliselt ägedamaks teha. Muidugi see tähendab ka seda, et me paneme sinna nii palju aega, kui me paneme umbes 100%-sesse kursusesse, aga see võib seda väärt olla. Mida põnevat Eestis veel tehakse? Peep Laja tegi nüüd videoraamatud, kus ta kasutab siis nagu slaidi varianti ja loeb teksti peale, näitab mingeid pilte ja nii. Ma proovisin paar tükki läbi. Mina eelistan siiski raamatu lugemist, aga ma arvan, et see formaat kujuneb edasi ja see võib päris popiks minna. See on ainult äriraamatute osa, seega kui keegi teeks kõrvale näiteks mingi muu valdkonna raamatud, siis see võib ka hästi õitseda. Äriraamatud on muidugi see, kus on raha, see tema asi on tehtud selle jaoks, et pappi kokku ajada. Kui sa teed seda sotsiaalsel eesmärgil, siis sa saad seda levitada rohkem massidesse, teha tasuta ja nii. Aga sa saad näitena vaadata paari videot ja kuidas ta seda teinud on. Ja Peep Laja muidugi suurepärane mees, kes oskab hästi turundada asju. Kui te tahate mõelda, kuidas enda e-kursuseid turundada,
siis käige piiluge sinna internetmarketing.ee, vaadake, kuidas tema enda asja teeb ja väga-väga osav mees, et see on selline hea eeskuju. Sarnane asi ingliskeelsena, mida ma varem enne Peeplaja asju läbi töötasin, oli Philosopher's Notes. Temal on ka nüüd tasuline asi, aga tasuta on tal 10-mindised kokkuvõtvad videod raamatutest. Need on natuke nadid, sest ta lihtsalt räägib nendest, aga sisu on kõik hea ilusti edasi kantud. philosophersnotes.com võib sinna piiluda, Brian Johnson. Ta on võtnud kokku kõige ägedamad raamatud erinevatest eluvaldkondadest ja võtab nendest raamatu kokkuvõtted. Sul on võimalik niisuguse suure mapina see endale tellida ja seal on siis välja toodud värviliselt kõige paremad mõtted, tsitaadid ja asjad. Suurepärane idee, mida ka Eestisse tuua. Miks mitte luua kommuun inimestest, kes hakkavad neid täiesti tasuta inimestele looma. Õpikutest näiteks või muudest asjadest. Aga loomulikult sisu kokkuvõte ei ole nii hea asi kui raamat ise, aga mõnda raamatute puhul, kus on palju vahtu, toimib see hästi. Ägedate videote tegemiseks animoto.com. Tasuta variandis kahjuks ainult 30-sekundine lõik, aga sellist kursuse tutvustust või muud asja teha täitsa vahva. Kui sa asendad selle lihtsalt inimese videona, et paned sinna fotosid, tekste, asju, siis muusikad läheb taha ja siis need liiguvad, et jätab sellise väga professionaalse mulje. Sellega on hea teha ka enda muude koolituste reklaame, kellele see meeldib. animoto.com. SlideShare, kes on SlideShare'is käinud? Tegelikult väga vahva ressurss, kui sa otsid märksõnadega sealt. Näiteks ma leidsin ühed loovuse töötoa slaidid, mis on mingi 100 lehte ja kui ma enda ühte 200 lehte, ühte kursust kokku panin, siis ma sain sealt igasugu pisikesi selliseid mõtteid. Et ta on tegelikult samamoodi väga kasulik ressurss. Et kui sulle visuaalne mälu on hea, siis see toimib. Slideshare.net, slaidi jagamine siis nagu. Vimeo oli see ja need on mõned sellised tööriistad, vidinad. Soovitan kindlasti vaadata seda rsa.org. RSA-l olid need animeeritud videod. Ma nii ootan, millal keegi kuskil Eestist astub üles ja ütleb, mina suudan selliseid samasuguseid teha ja siis ma tahaks natuke lähemalt rääkida. Aga kas keegi suudab selliseid samasuguseid teha? Et võib vaadata, aga väga vahvalt, hästi kiirendatud on see kõik joonistamine ja kõne on peal. See on, et inimene ju joonistab tavaliselt, aga pärast väga lihtsalt seda kiirendada, et on vaja lihtsalt inimest, kes suudab kiiresti ökonoomselt joonistada ja vaja inspiratsiooniks 2 aastat. Natuke kiiremini suudab seda teostada, eks. Ja hästi niimoodi sümbolites mõelda ka, mitte lihtsalt tekstina, aga need sümbolid ise, need sümbolid on need, mis loovad selle seose. Siis me mõtleme piltides. Kui ma sulle räägin praegu siin, siis tegelikult ma püüan edastada sulle mingi pilti enda kujutlusest ja nüüd on küsimus, kui hästi ma kasutan enda sõnu, seda abivahendit ja nii edasi. Ja sellest sõltub, kui täpne pilt sinu pähe jõuab või kuivõrd see moondub, võib-olla tuleb hoopis parem pilt, mine tea. Aga kui me suudame kohe juba õpetamise ajal neid pilte sellisena näidata, siis see oleks eriti vägev. Koolitajana reaalelus me ei suuda nii kiiresti võib-olla joonistada, seega reaalkeskkonnas on see raskendatud. Aga e-õppena me loome selle valmis ära, loome selle väga heana valmis ära ja laseme tal käia. Inspiratsiooniblogi haldan WordPressi keskkonnast. Kes teab WordPressi? Kes kasutab WordPressi? Kes mõtleb, millise keskkonna peale blogi teha? Minu praegune ja üldse kodulehti ka. Minule praegu tundub, et WordPress on kõige paindlikum ja vägevam. On tegelikult olemas ka Edissil näiteks mingid vahva variandid lihtsalt kodulehe jaoks. Aga kui te tahate sellist õppeblogi teha, siis mulle tundub, et WordPress on kõige vahvam. Eelkõige sellepärast, et siin on hästi palju igasugu pluginaid, mida üle maailma inimesed arendavad edasi ja mis sa saad integreerida enda WordPressi keskkonda. Igasugu spämmifiltrid, igasugu laikimisnupud, näiteks sellised pluginad, mis vaatavad, kontrollivad, kas sinu blogi viited kõik töötavad või on nad katki. Või näiteks sellised, et kui ma panen siia audiofaili artiklisse, siis on sul võimalik seda kohe otse eetrist kuulata niimoodi. Et häälestud nagu lainele ja ja rääkides sellest audio poolest, siis mis on praegu tulemas, on see, et mille üle ma eriti erutunud olen, mis peagi inspiratsiooniblogisse juurde tuleb, on, ma ostan endale ühe sellise Blue Jeti või oli ta Yeti või Yeti, kuidas Yeti oli, nii vist.
kondensaatormikrofoni, millega ma hakkan podcast'e tegema. Podcast on siis see, kus ma loen artikli sisse ja sul on võimalik seda MP3 mängija peal kuulata. Et ma olen väga palju positiivset tagasisidet saanud enda hääle kasutuse suhtes ja see hääl mõjub paljudele inimestele, osadele rahustavalt, osadele niimoodi innustavalt, ergutavalt ja ma kavatsen seda rohkem veel rakendada. Nii et varsti saab siis teada, kui hea see mikrofon on, kui kõik saavad kuulata, et mis kvaliteediga soundid läheb. Mis mul on veel? Tehnikapargis tegelikult on peegelkaamerad, sinna tuleb spets mikrofon meil juurde. Tavaine videokaamera kõva kett taga, millega ma kõiki videoid salvestan. Kui te hakkate kaamerat valima, siis soovitan võtta sellised, mis salvestavad mitte kasseti, vaid kõva ketta või mälu peale. Soovitan arvestada sellega, et sisemine mikrofon on täielik jura. Sul on vaja välist mikrofoni investeerida sellesse ja vali väga hoolikalt, sest muidu kõlad suhteliselt kehvalt, kui hakkad videoõpetusi tegema. Samas on variant näiteks siin Tartu Ülikooli multimeediakeskuselt uurida, mis võimalus on nende stuudiot kasutada, neil on need aparaadid olemas. Saab seal teha, et endale videosid luua. Vaatan, kas mul on veel mingeid kasulikke asju. E-õppekeskkondades Peep Laja, mis on teinud, on trendom.com, jällegi tasuline keskkond, seepärast ma ise ka seda ei kasuta ja mulle tundub see hinnapoliitika natukene kallis, ta on hästi lihtne ja sobib nendele, kes ei taha üldse tehniliste asjade tegeleda. Aga mina tundsin, et mulle enamus nendest asjadest mul on nagunii endal juba tehtud, et ei anna nii palju väärtust juurde. Aga kes täitsa nullist tahab alustada, siis siin on hästi lihtsal moel võimalik teha kursuseid ja panna need ülesse. Trindom.com, et see on siis Eesti mehe startup, nii et iseenesest siia võib julgelt raha panna ja jääb ilusti Eestisse raha. Et ei lähe välismaalastele. See GetResponse on poolakate asi, nii et seal läheb kõik raha Poolasse ära. Kui te Eesti majandust tahate toetada, siis vaadake veel. Eestlastel on teisi e-posti rakendusi nagu epostel.eu ja midagi sellist. Mis on inspiratsiooniblogi või bloginduse üldine tulevik? Mis hakkab seal juhtuma, mis mulle tundub, on see, et ma arvan, et üha enam kolib palju suhtlust just Facebooki keskkonda või Facebook integreerub sellisel moel, et sa saad Facebooki kasutajaga kommenteerida blogide postitusi. On väga mitmeid inimesi, kes ei hakkagi praegu endale enam blogi tegema, vaid kasutavad sedasama Facebooki lehte selleks, et enda siis mingit toodet tutvustada, enda koolitusi teha või lihtsalt mingit tarkust jagada. Ja kogu suhtlus käib seal. Muidu Facebook võimaldab kogu selle kommentaari plugina oma lehele sisse tõmmata ja kõiki Facebooki gruppe kasutada segamini selles mõttes. Et seda annab see timmida, see vajab natukene sellist tehnilist poolt veel, et ära teha. Kui leiad kellegi, kes on seda juba teinud, siis on hea. Minu ainus dilemma on see, kui mul on tavaine süsteem ja panen Facebooki oma veel sinna juurde, kuidas need omavahel toimima hakkavad ja niimoodi. Et mulle tundub, et kui mul oleks seda Facebooki põhine, siis ma saaks kõvasti rohkem suhtlust viia blogikeskkonda. Ja suhtlus on see, mis loob sisu juurde. Kasutajad loovad sisu, sest dialoogi on väga keeruline seal luua. Sellepärast ma enne küsisin ka seesama dialoogi küsimus, kuidas seda dialoogi luua. Mis ma ise plaanin veel lahedat teha suvel ettevõtte on see, et teha videolood inspireerivatest inimestest ja mitte sellistest mingitest kuurudest, kes meil Eestis on, vaid minna nii-öelda täitsa tavalise inimese juurde, kes on midagi vahvat teinud, mingi elus julge otsuse teinud ja midagi ette võtnud ja teha tast selline lühike videolugu, kus ta natukene räägib ja jagab, kuidas tema siis peale hakkas. Ja sellist sisu luua siis ajaveebi, et ta oleks teistele õpitaja. Ma käiksin kaamera ilmselt võttetiimiga koha peal kuskil nende kodudes ja vaataks ringi natukene. Mul praegu siis kuklas tiksub, et see oleks midagi väga mõnusat. Ja ma ütlen selle siin koha peal välja, milleks? Ütleks kelle juurde tulla, mida veel? Et see teoks läheks, jaa. Ja kui te kavatsete mingit õppelahendust teha, öelge seda välja, sest muidu see jääb kuklasse tiksuma. Need... Oi, siis peab teostama. Need asjad, mis me teeme selle nimel, et oleks elu natuke parem, mitte selle nimel, et mingit väga rasket probleemi lahendada, neid asju on meil natuke tarvis stimuleerida, välja öelda, saada sellist positiivset nii-öelda survet. Need asjad, mida me teeme sellepärast, et meil elu on raske, vastik või nii, need me võime niisamagi ära teha. Aga õppelahendused tihti on need, mida me teeme selleks, et elu lihtsalt paremaks muutuks. Me ei sure ära, kui meil seda ei tule, aga et elu lihtsalt paremaks muutuks. Ja seal on hea, kui sa ise annad endale, ma kutsun seda positiivseks oraks. Positiivne selline mõnus surve. Saad ise luua selle, saad ise seda teha. Ma usun, et väga palju ruumi on videoblogide jaoks veel juures.
meil on nutitelefoni, mis võimaldavad videot teha, sealt kindlasti läheb juurde. Muidugi selle heli on suhteliselt jura, aga see võib-olla läheb paremaks. Kaamerad on väga kergesti kättesaadavad, seda tuleb juurde. Meil on juba arvutis videokaamera, millega saab teha. Pluss veel igasugu animeeritud slaidid asjad, kus on peale loetud. Ma näen, et seda on väga vähe ära kasutatud, ehk seda saaks oluliselt rohkem kasutada. Tõenäoliselt kolib suur osa kogu surfamisest ka nutitelefonitesse, igasugu tahvelarvutitesse ja muusse värki. Ja nendel asjadel on igasugu äpid ja igasugu muud vidinad, kes on tehnoloogiasõber, see võib uurida. Mina ei ole neid äppe teinud, mulle meeldib selline vana, hea, korralik blogi. Ei ole mingit pudina värki. Mul on tavaine mõnus telefon, millega saab helistada ka isegi. Ja võib-olla ma kunagi lähen nutitelefoni peale üle, kui nad piisavalt kiireks muutuvad. Aga ma usun, et väga suur osa kasutajatest hakkab sinu e-kursust tarbima nutitelefoni teel. Seega, kui sa seda lood, on hea mõelda, kuidas see võiks toimida juba seal praegu. Ja võib-olla mingeid rakendusi juurde luua. Mis ma näen, mis võiks veel oluliselt rohkem kanda kinnitada, on ühiste autorite poolt loodud blogid. Me võime praegu luua igasugu vahvaid blogisid, aga ma usun, et kui me saaksime kokku 5 ägedat inimest samast valdkonnast, oleks see kõvasti vingem blogi kui ühe inimese oma. Sest üks inimene, kaua ta jaksab seal postitada? Mitte väga pikalt, väsib ära. Aga kasuta teiste potentsiaali ja niimoodi ta on parem. Kas on veel miskit mõttes? Suures plaanis, mis ma võib-olla jätaksin sulle südamele, kursuse loomisel. Mida me vajame ei ole mitte niivõrd rohkem sisu, sest seda sisu on palju. Me vajame paremat sisu ja paremat sisu lähtuvalt sellest, mida meie enda noored vajavad. Seega ma julgustan siiski enne kursuse loomist käia ringi ja küsitleda neilt. Nad ei pruugi teada, mida nad vajavad, aga see paneb nad mõtlema. Mõnikord ainuüksi see küsimine juba aitab neid edasi. Nad hakkavad mõtlema, mis ma tegelikult vajan, mis ma peaksin tegema. Sisu luua. 80-20 reegel. Luua, et ta oleks piisavalt hea. Minna eetrisse piisavalt vara. Leida moodusi, kuidas tekitada dialoogi. Minu jaoks on see kõige suurem väljakutse. Kui keegi leiab väga ägeda mooduse, kuidas saada inimesed väga vingelt hästi aktiivselt suhtlema sinu blogis või e-õppekeskkonnas, palun helista mulle või saada kiri, kuidas seda tegid. Et mulle tundub see suhteliselt keeruline väljakutse. On ajaveebe, kus seda on palju. Seal on palju ka igasugu jura muidugi minu meelest lugeja suhtes, aga kvaliteetset diskussiooni tekitada, see oleks üks suurimatest väljakutsetest e-kursuse loojatele. Mis ma palun sul praegu veel teha, on hetkeks vaadata enda seda mõttekaarti, mis sul oli. Ole hea, 1 minuti jooksul, vaata korraks see üle, kas sa sinna tahaksid midagi lisada ja ma meelsasti vastaksin mõne täpsustavale küsimusele. Toomas, kas ma olen ajast üle pannud? Natuke oled üle, et mõned paar küsimust jõuab, aga mitte palju. Öeldakse, et need inimesed, kes on armunud, nendel kaob ajataju ära, nad on selles kulgemise seisundis. Ja ütleme niimoodi, et ma olen ikka ropult armunud elusse, tüdruksõpra, inspiratsiooniblogisse, loomisesse ja teiega siin olemisse. Sellegi poolest ma palun vaata hetkeks sinna enda mõttekaardile, kuidas seda täiendada ja saame jooksvalt, kui on mõni küsimus, võib võtta mõne küsimuse, kes soovib hiljem, võib siis ka eraldi täpsustada. Kas on keegi, kes tahaks midagi täpsustada? Sel juhul ma laseksin Toomasel häälestuda lainele ja panen enda pilli siin kokku.